mõte, et võiks teha ühtesid väga häid šokolaadikomme ja ma helistasin Airile. Airi muidugi ütles, et ta tahaks teha Bountysid, nii et siin me nüüd oleme. No jah, selles mõttes, et kevad on juba kätte jõudnud ja miks mitte väike siuke rannahooajaks valmistumine. Airi, sul on keeruline nimi. Ütle sa nüüd ise välja, kuidas see hääldus on, ma ei taha üldse eksida. Airi Vipulkumar Kansar. Vipulkumar Kansar. See kõlab muinasjutuliselt natukene. Tegelikult peaks olema ainult Kansar perekonnanimi, aga ma abiellusin Indias India mehega, India traditsioonide kohaselt, siis ma otsustasin ka teha nii, nagu nemad teevad, et mehe eesnimi jääb siis nii-öelda keskmiseks nimeks. Et kuna passis nüüd ei ole eraldi lahtrid keskmise nime jaoks, siis ta jäi mul perekonnanime juurde, nii et see tegigi sellest asjast nagu keerulise, et mul on kahekohaline perekonnanimi. Sa ütlesid, et sa oled 5 aastat abielus olnud ja iga hommiku siis teed seda asja siia oma juuksepiirile. Kuidas seda kutsutakse? Seda kutsutakse sinduur, see on selline punane pulber, mis tänapäeval on siis tehtud hästi mugavaks naisterahva jaoks, et ta on pandud sellisesse nagu huulepulga või huuleläike moodi asja sisse, et pesed pea ära, teed oma selle seiti ära ja siis tõmbad siia keskele. Kui pikalt sa tõmbad, siis sul on siin niimoodi otsa ees? Tegelikult see täitsa oleneb, et mõni teeb rohkem siia ettepoole, mõni tõmbab siit lühemalt, mõni siit ikka kuni keskkohani välja, et tegelikult mõte on nagu selles, et nagu seitli peale siis või? Just, et tal on selline armas mõte, et sellega sa kaitsed oma meest. Nii, aga ma võtan meile siit soojendatud šokolaadi. Siin on siis tume šokolaad ja riisipiima šokolaad kokku segatud, et oleks siuke korene ja piimane šokolaad. Siia sisse me hakkame kastma, aga enne veel, kuidas me siis teeme Bounty? Jagame mõlema vahel ära, et just, et Bounty on vaata siuke kreemine, siuke mõnus. Et selliseid mätserdame ja siis paneme nii. Ja nüüd ma jagan sulle selle koore veel ka, tõmba ka siit endale seda koort mõnusalt. Nii. Võtke veel. Et põhimõtteliselt segad nagu kõik sellega kokku. Siuke hästi mõnus kreemine, vaata kui ostad näiteks kookospiima, siis seal peal on selline paks koor, et põhimõtteliselt selle nagu panedki endale. Ja no me olime eelmine talv mehega olime Indias tema vanemate juures. Ja siis meie igapäevaseks asjaks oli päris need suured kookos. Isa tõi alati nööri otsast terve hunniku neid kookospähkleid. Ja siis seal oli ka see, et kui kõigepealt jood selle vee sealt ära, siis lõigad ära ja siis tuleb ka see jogurt on seal selline, see on see ehe, selline mõnus. Et mul on kuidagi eriline suhe selle kookose teemaga. Ja panen sulle seda ka siia. Ja räägivad kõigest just kasulik ka. Pane näpu otsaga natuke meresoola siia, siis tuleb hästi mõnus. Jaa. Et ma paningi siia meile siis kookoskreemi, kookosrasva, mis põhimõtteliselt hanguvad ära, et kui me teeme siia kuuma šokolaadi, kastame need šokolaadiga kokku ja paneme pärast külmkappi, siis need lähevad selliseks kõvaks, et ma võin isegi siia nagu juurde panna seda. Ma olen hull kaneeli fänn. Mina ka. Meil just mehe isa saadab, ta ise teeb kodus. Ta ise jahvatab kodus ära kaneeli ja kardemoni. Ja tead see, mis on see värske kaneel ja kardemon, mis lõhn on. Meie poes seda ei saa. Ma ei usu, et see tegelikult päris kaneel on, see on see kassia vist, ma arvan. Kui see oleks nüüd päris see kaneel, siis oleks see juba siin õhus selline, et ta on nagu aroomideraapia täielik. Ja see, mismoodi see purgikaane teed lahti, lihtsalt tuleb selline pah. Et minul käivad kardemon ja kaneel iga hommikuse kohvi sisse näiteks. On sul mingisugust oma sellist lemmiktoitu ka, mida sa alati hea meelega teed või kui on raske päev, siis sa mõtled, et ma lähen koju, et ma tahaks seda süüa? Avokaadoga on olnud selline teema, et avokaado, et ma pean seda saama ja kohe. Ja siis teed sellega igasuguseid asju seal kodus, mingid paned sinna sidrunimahla ja siis pipart ja siis kurkumit ja mis iganes tulevad seal igasugused asjad pähe küüslauku ja siis mätserdad ja teed ja vaat siis seda võib süüa kohe. Sa teed pasta sellest või sa teed salati? Täitsa oleneb. Ma olen hummust samamoodi teinud, et veel kikererneid nagu konserveeritud juurde pannud. Nii huvitav mõte, sest ma ei ole kunagi seganud kokku avokaadot kurkumiga ja veel vähem avokaadot hummusega. Et kurkumid ma panen ka suht palju, et ma olen isegi kohvi sisse pannud, et talveperioodidel eriti, et see annab seda tuleelementi ja kuidagi immuunsust. Kurkum on hästi huvitava mekiga, mu meelest ta on selline ingveri ja kõrvitsa vahepealne minu meelest. Ja kurkumiga on see, et kui ta tippakere paned rohkem kui vaja, siis ta teeb kibeda maitse. Et kurkumiga peab alati ettevaatlik olema. Ja näpud on kollased, eks ju? No jah, ja ongi, vaata räägiti, et igast nahaprobleeme, mis iganes on ja et üldse, et nagu ravitakse kurkumiga, et kurkumivanne kasulik teha ja siis selle kollasesega
ongi see probleem, et mina siis tegin ka omal kõik, et mis noorendavad eliksiirid ja mida Kleopatra juba tegi, no tema tegi muidugi safraniga. Tema tegi safraniga, kurkuman öeldakse vaese inimese safran. Ma tegin ka siis terve vannitäie kurkumiga kõik, oi küll oli mõnus ja tore, aga pärast oi, kui kaua ma neid küüsi kollasest värvist nagu üritasin pähe seda. Ainult küüsi, ma mõtlesin, et naha pealt ka. Terve vann oli niimoodi, et ma pidin seda küürima sooda ja ma ei tea millega, et see lahti saata, sest kõik oli kollane. Et siis ma mõtlesin, ei aitab nendest iluprotseduuridest mulle. Maitse seda, mis meie siin tegime ilma kurkumita küll, aga ma panin lahkelt kaneeli endale. Ma mõtlesin, et mulle alati meeldib panna siukest sörtsu, kus laimi või sidrunit, kes sa ise tahaksid ka panna. Mulle ka meeldib üldiselt, ma olen ka siuke sidruni inimene. Kui hea, mis see ongi täitsa bounty ju. Sa oled öelnud, et sa väga armastad taimetoitu ja kuidas sul see suhe on siis, et... No mina olen üle 10 aasta olnud taimetoitlane. Ja minu jaoks hakkas see huvitavas olukorras, et ma olin teel oma esimesel reisil Indiasse 2007 aasta. Ja minu kõrvale sattus üks selline põnev, Rootsi päritolu kiilakas munk, kes ütles, et ta on 12 korda käinud Indias ja nüüd läheb 13 korda, et müüs kõik oma maise vara Rootsis maha ja läheb elama sinna. Tema hakkas mulle rääkima nendest asjadest ja mina tollal pidu, värgid, särgid on ju, et kõik läksime ju sinna Kanal 2-ga koos läksime tegema minu muusikavideot ja et meil oli seal nagu pigem selline meelelahutuslik reis, et ühesõnaga asi läks nii huvitavaks, et mina otsustasin kõike seda proovida, millest ta mulle rääkis. India suke hea soe maa ka ja võimalus proovida kohalikke toite, nagunii seal on ju valdav osa olid ju taimetoidud kõik. Ja kõik see, mis ma kogesin, mul hakkas see nii meeldima, et ma tõin selle nagu koju kaasa ja kuskil pool aastat hiljem hakkasin nagu tõsiselt mõtlema, mis see kõik on, mis minuga toimub ja siis ma hakkasin alles raamatuid lugema ja mis suga siis täpsemalt toimus? No, ütleme, et sellised muutused, mida sa saad ainult kogeda, et väga raske seda kirjeldada. Mingid sellised sisemised kaemused nagu ülitundlikkus ja kerge sensitiivsus. Jah, just, täpselt. Hakkasid äkki tunnetama, kui kuulma nagu inimeste mõtteid ja tundeid. Ja vaat siis hakkaski see huvi tekkima alles nagu üldse kogu selle filosoofilise poole pealt ja siis ma hakkasin raamatuid lugema ja üks asi vist teiseni ja hakkasid kogu mu elu muutus kapitaalselt. Sul toona oli siis juba 2 last olemas, eks ju? Palju sul praegu lapsi on? Nüüd on mul 5 tulemas. Hästi palju on Eestis vaata levinud siukest hirmu, et kui laps on taimetoidu peal, siis need inimesed tulevad maha ja kasva jäävad nurgaks. See on jälle selline pseudohirm selles mõttes, et tänapäeval tegelikult on ju üldse minu meelest on liiga palju seda siukest, et liha on raske toit ja teda on liiga palju minu meelest, et tegelikult me sööme rohkem kui vaja nagunii. Me sööme suuremaid koguseid kui vaja, me sööme raskemat toitu kui vaja. Inimene koormab ennast rohkem ja pigem on tekkinud just hoopis uusi haiguseid ja uusi probleeme juurde, et tegelikult on õudselt hea kerge tunne on. Aga proovi mätsida natuke neid kamme, vaata. Võta siis tee siuke pallikene ja siis viska seda šokolaadivanni ja kahvliga tõstad välja. Kodus meisterdate lastega ka? Ma ei ole siiamaani, ma olen üldiselt väldinud igasugust magusa tegemist ja selliseid kooke ja värke, et vaat mu ema tegi neid alati. Võta nüüd 2 kahvliga ja tõsta niimoodi välja, et siis ei lähe su katki. Et mu ema tegi neid alati hästi palju ja siis ma tean, et siis ma ju kogu aeg maitsen ja söön ja siis ma mõtlen, et ei ole mul seda vaja. Väga tubli, väga hea, see on su esimene bounty. Et see ongi see hirm, et ja vaata, kui hakkangi tegema ja pärast kogu aeg sööd ja teed. Aga ma tean, et see maitseb mulle, sest paratamatult poest ma olen teda ikka ostnud. Mis nagu toidu peal sa ennast siis kõige paremini tunned, et siin on ju vegetaarlasena need munad ja piimad lähevad ka sisse veganina, sa võid suisa toorvegan olla, et mis kanti sa nagu liigud? Mul on olnud nagu erinevaid perioode, kus ma olen rohkem üks või rohkem teine, aga kui võimalik valida, siis ütleme, ma valin ikkagi rohkem nagu selle, mida puhtam ta on. Selles mõttes, et mida vägivallavabam ja selline, aga ütleme, et on olukordi, kui ma lähen näiteks kellegi sünnipäevale ja seal on kook, eks ju, siis ma ei hakka küsima, et kas siin on muna sees või Sa seda tead? Ühesõnaga, ma pigistan silma kinni ja naudin seda kooki. Sa säilitad suhteid? Jah, just nimelt. Et ideaalis muidugi ma tahaks olla toorvegan, mulle õudselt meeldib see mõte ja tegelikult on see enesetunne õudselt hea seal juures. Et ei ole sugugi midagi, et oled nõrgem või väsinum või mis iganes. Vastupidi, oled palju energilisem ja mõte läheb lahti ja kõik sellised asjad. Aga vahest on füüsiliselt väga raske seda teha. Juhtub nii üht kui teist, on ju, et ups. Kuule, vaata, meil on siin päris palju neid tehtud. Ma teeks üle paar tükki veel neid ja siis ma tahaks juba neid mõista. Mul ei ole selle aasta mitte midagi. Puuviljad on mu jaoks sellised laisa inimese toit, sa pole seda märganud? Jah, tegelikult ma just mõtlesin, miks mulle toortoit mulle õudselt hästi sobib. Sa ei pea mässama ja möllama igasuguste pottide, pannidega, õlidega, kraamima neid õliseid potte, praadima, panema ahki vassu, ootama. Aga paratamatult minu lemmik on mango ja seda mangot ei saa ka Eestist, mida saab Indiast, sest Indias on selline mango, ta on pisev, tehakse auk sisse
ja pigistatakse, juuakse seest tühjaks. Mangot saab juua Indias. Vau, ma tean seda. Ja vaat see ongi see, mida... Aga kas neil ei ole siis mangodel niisugust kõva suurt kivi vahel või? On küll, aga nad teevad teistmoodi, nad mudivad ja joovad selle sealt ümbert ära. Kuule, aga jumalast ideaalne, mangos on ju 8 asendamatut aminohapet on ja ideaalne süsivesikute rasvade tasakaal, vau. Öeldaksegi, et mango on puuviljade kuningas. Et ta on üldse, teda kasutatakse ka afrodiisiakina, eks ju, ehk siis nii-öelda ta on ju see, mida siis traditsioonilisel India pulmaööl ennem antakse noorbaarile klaas mango mahla puhast, värsket tehedat. Kuule, aga nüüd me teeme niimoodi, et me paneme need korraks jahedasse, sest et on hea, kui neid natukene külmkapis hoida. Põhimõtteliselt üle öö, kui teed niimoodi, et sa saad panna külmkappi nad ööseks, on super. Ja siis me maitseme neid. Mõnus.